Tere kõik, kes te tulite. Mina olen Ahto, ma olen siin Ministrikuulis programmi. Mul on väga hea meel, et te siin olete. Tulge kindlasti ka tagasi. Arvavad kodus käia küll. See, mis täna algab, on minu arvast väga oluline sari siin. Et need valimised ei ole mitte kellegi teise asi kui meie asi. Ma arvan, et peab saama püsida. Aga ma ei räägi palju. See on koostöös, ma teen selle koostöös Soomus Partitensisega. Ja see on nende õhtu. Anname teistele. Aitäh! Suur tänu. Tere õhtust ja tere tulemast poliitika eestava kultuuridebatile ja alapealkirjaga Kultuurilinn või Kultuurilinnak. Ma loodan, et näete ja kuulete normaalselt, sest mina väga palju saali ei näe, kuna mul projektor natuke näos. Igatahes, nagu Ahto juba mainis, on tegu sihtasutus Soomus Partitensise ja Genialistide klubi koostöös korraldatava 3-osalise valimisdebattide sarja avalöögiga. Minu nimi on Andrei Tiimets ja kuna debatil osalejaid on täna üsna palju, koguni 7, siis ma aitan meie peamoderaator Markusel pisut järgnevat arutelu hallata. See tähendab sisuliselt, et mina olen see kurionu, kes jälgib, et sõnavõtud jääks ajalimiiti sisse. Võtan aega ja tuletan siis kurjalt meelde, kui on natuke üle selle ajapiiri. Aga nüüd mul oleks au tutvustada meie tänaseid debateerijaid, võttes siis sealtpoolt Tartu linnapea Urmas Kruuse Reformierakonnast, Muuseumi asutaja Lembit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna projektijuht Georgi Laski valimisliidus Vahvanud, Eesti Konservatiivse Rahvuserakonna juhatuse liige Ruuben Kaalep, ettevõtja Raulkivi Keskerakonnast, ettevõtja ja kirjandustudeng Reindil ja majandusanalüütik Imre Lürk valimisliidust Isamaaline Tartu kodanik. Aga nii, muud tooli oleks loodus. Lood on teadnud ära. Nii, tool tuli, jah. Ja igatahes veel enne, kui Markus räägib pisut tänase õhtu ülesehitusest, paluksime esinejatel pöörata tähelepanu tänase debati mängureeglitele. Esiteks, kui avasõnad välja arvata, on iga sõnavõtuks aega 2 minutit. Seda siis juhul, kui teile konkreetselt küsimus tuleb. Kõikideks repliikideks, kui te neid soovite, paluks tõsta vastakas. Ja repliigiks on antud 1 minut. Moderaatorid jätavad endale õiguse pärast seda, kui te olete oma sõnavõttu aja lõpule jõudnud, teile vahele segada, aga sõnavõttu lõppemist kuulutab selline heli. Sellest hetkest, kui selline heli kostab, jääb teil 10 sekundit kokku tõmmata. Muuseas loodan, et jälgite üleüldisi viisakusnorme ja nüüd pikema sissejuhatuseta annaks sõna Markus Kompere. Tere õhtust! Mul on ääretult hea meel nii sulle publiku üle, kes tunneb huvi Tartu kultuurielu vastu ja keda tõsiselt huvitab Tartu kultuurielu tulevik. Tänane debatt on plokkideks jaotatud. Kõigepealt kuulame debateerijate natukene pikemat sõnavõttu oma valimisplatvormi kultuuri osast. Siis arvatavasti räägime suurt puhtalt selle raasi teemal, sest me ei pääse vist sellest üle ja kolme. Lihtsalt saame sellega ühele poole. Siis uurime, mis arvab platvormist või ka saali küsimustest publik. Ja siis lähme edasi juba laiematele teemadele, mis võib-olla on olulised Tartu kultuurielu arengus. Lõpus kuulame veel natukene publiku küsimusi ja arvamusi ja katsume siis lõpuks joone alla tõmmata. Ma loodan, et see on teie jaoks vastuvõetav. Aga ma arvan, et ega meil muud üle ei jäägi hakata otsast pihta ja ma annaksin kohe sõna Reformierakonnale ja linnapea Urmas Kruusele. Palun tutvustage Reformierakonna kultuurialaste valimisplatvormi, et mis juhtub, kui te võimule saate.
esimeseks sõnavõtuseks kõigil 3 minutit. Aitäh! Esiteks ma pean kiitma ja tänama, et selline ettevõtmine väga teoks saab ja võib-olla see ongi märgilise tähendusega, et kultuurivaldkonna debatt on täiesti eraldi välja toodud, et päris ei mäletagi, et nii teravalt oleks välja toodud, kuigi diskussiooni on alati tekitanud. Kui rääkida Reformierakonnast Tartu kultuuri kontekstis, on meil mitu eesmärki ja suunda. Üks eesmärkidest on see, et minu jaoks ei ole küsimus, kas tegemist on kultuurilinnaku kultuurilinnaga. Tartu kindlasti on olemas kultuurilinn, seda nii ajaloolises kui ka tänapäevalises võtmes ja kindlasti me ei saa jätta ennast peatuma selliste ajaloolistele ja võimalikele hüvedele, mis Tartu linnast kunagi sajandid tagasi alguse saanud, aga nende mõju on selgelt tunnetatav ka täna, aga mis olulisem on ka veel lisada see, et kui me vaatame seda keskkonda, mis Tartus on ja neid erinevaid nii noori inimesi kui vanemaid, siis see unikaalne keskkond on loonud ka erinevaid subkultuurseid märke Tartu linna, mis on meile igal tasandil vääranud sellest, millisel ajalperioodil on tekkinud mitte tõepoolest põhilubadest, kui oli see, et loome Raadile kultuurilinnaku ja seda on võib-olla käsitletud ainult selles samas füüsilises võtmes, mida me selles linnaosas sellise esimese asjana tahaksime käsitleda, aga see meie jaoks nagu märk sellisest üldisest suundumisest, et kultuur on jätkuvalt oluline ja kui me vaatame kultuurieelarvet linnaeelarvest, kus linnaeelarve täna on natukene rohkem kui 150 miljonit eurot ja üle 8% otse läheb kultuurivaldkonda, siis kindlasti on ka need üsna olulised numbrid. See tegelikult tähendab seda, et kultuuri peab jätkuma ka ühelt poolt igale maitsele ja iga maitse tähendab seda, et minu jaoks ei ole olemas halba ja head kultuuri sõna otseses mõttes. See tegelikult tähendab seda, et kui me läheme teatrisse, siis me vaatame etendust ja see, mis kriitikule tundub super hea, võib tundida vaatajale just vilets ja vastupidi. Küsimus on see esteetiline vaim ja selline tunnetuslik kogemus ja emotsioon, mis me sellest ühest sündmusest saame. Kui me näiteks räägime sellest, et miks me 2007. aastal, kus me kirglikult vaidlesime selle, et miks me tahame Tartusse luua loomemajanduskeskuses, üks selle põhjused oli seotud sellega, et me tahaksime, et sellest kultuurivaldkonnas toimetavad inimesed või üliõpilased, kes siin õpivad või tahavad siia tulla, saaksid ka sellise toetu, mis puudutab seda, et kui nad suudavad midagi luua, siis teine küsimus on see, et kuidas seda ka siis kas müüa või eksponeerida selleks, et sellest oleks ka elatusallikas, et peame endale tunnistama seda, et kui su põhivaldkond on kultuur ja sa tahad sellest ainult elatada, et sellega hakkama ei saa, see tegelikult tähendab seda, et kultuur on väga mitmekihiline. Aitäh! Sotsiaaldemokraadid ja Len Pakrinski, mis teie kultuurialane valmistate? Ja ma pean alustama lõõmsa tõdemusega, et kui me eelmine kord alustasime uues õues kultuuri teemadel, siis oli esinejaid 7-8 ja publikut oli peaaegu sama palju. Ajad on edasi läinud ja rõõm on näha, et see teema inimesi puudutab, mis on väga loomulikult. Sellepärast, et kultuur on ju see, mis ümbritseb meid igalt poolt, et see on üks meie programmi niisugune põhisõnum 21. sajandil ei saa enam rääkida sellest, et kuskil on kõrgkultuur, kuskil on mingisugune massikultuur, et 21. sajand tähendab seda, et igasugune kultuur on kogukondade kultuur ja küsimus on selles, et kuidas me Tartus tegutsevaid, õppivaid, töötavaid, elavaid, erinevaid kogukondasid saame nende oma asja ajamisel paremini toetada ja seostada linna üldiste arengutega. Laiemalt võiks öelda, kuidas kaasata inimesi ise oma kogukonnaga linna kultuurielu rikastama on see peamine küsimus. Ja üks asi, mida me kindlasti tahame või kuhu me tahame panustada, on linnaosa seltsid. Täna on väga tegus Raadlava selts ja Suhtilinna selts, aga sellega enam-vähem nagu see asja piirdub ja me hea meelega näeme, et linnaosa selts oleks rohkem linnaosa seltsidel. Oleks võitel ka mingisugune oma kooskäimise koht, ehk siis linnaosade kultuurikeskused peaksid välja arenema kogukonna initsiatiivi põhjal, kust me leiame need teotahtelised inimesed, et üks konkreetne meede, mis me välja pakume, on algatud talgutoetuste süsteem. Kui inimesed tahavad kuskil midagi teha, et siis linn
on olemasoleva rahastussüsteemi moderniseerimine. Et see on kõikidel Eesti Koti jalus, et need 400 000 eurot kultuuriosakonna kaudu jagatakse kultuuriprojektidele, et täna ei tehta veel vahet kultuuriprojektidel ja kultuuriasutustel, ei ole eraldi meetmeid selleks, et toetada Euroopa või muude välisprojektide oma osalus, jagatakse korra aastas, mis ei ole piisavalt paindlik. Need on niisugused tehnilised asjad, mis on tegelikult suuresti läbi räägitud, kõik on nõus, et seda peab tegema, et see ei ole üldse ainult meie organisatsioon sees. Ja üks reaalne konkreetne lubadus meil on kultuuritehas, mis on kogukonna ja omatekkeliste kultuuriasutuste projektide kooskäimise kohaks. Oma igapäevatöös, ma algas pisut suurt kinnisvaratükki, ma näen väga tihti, et on puudus saaladest, stuudiotest, esinemiskohtadest, näituseruumidest, kultuuritehas. Kas Raadil või kuskil mujal peaks selle probleemi lahendama? Aitäh! Nii, valimisliit Vabakond ja Peakampilaski, kuidas te näete, et tulevikud on kultuuridele, mida te suunate? Võtan kõrvalistelt kohe teema üle, et esimene asi, mille võib-olla meie programmist välja tooksin, on samuti kultuuriprojektide rahastamise teema. Et me soovime, et kultuuriprojektide osas oleks eristus väike suurprojektide ja programmikeskuste vahel ja väikeprojektide rahastuse taotlusvoorud kindlasti toimusid vähemalt kvartaalselt. Praegune kord aastas taotlemine ei sobi väikeprojektide üldse ja suurprojektidele ja programmikeskustele võiks olla rahastamisgarantii ilmselt pikemaks perioodiks 3 aastaks ja iga-aastaste väljamaksetega. Ja programmikeskus või kultuuritehas on näiteks meie arvates ka generalistid, aga see küsimus tuleks üldse selgemalt läbi rääkida, et mis ja kui palju meil kultuuritehaseid Tartus on. Teine oluline punkt on kindlasti kultuurielu märksa rahvusvahelisemaks ja multikultuursemaks muutmine ja siin ma rõhuks näiteks linna arengukavas meetmene 515, mis ütleb, et multikultuurse arengu toetamine ja sealhulgas ka rahvusvähemuste kultuurilise identiteedi toetamine on hästi oluline Tartu jaoks. Et ma arvan, et näiteks kirjandusfestival Prima Vista on siin väga head tööd teinud, aga ka teised mainefestivalid võiksid palju rohkem sellele osale tähelepanu pöörata ja see on kindlasti midagi, millega ka Vabakond tähelepanu pööraks. Rahvusvahelistumise tarneks ilmselt oleks vaja Tartu linnal teha palju suuremat koostööd ülikoolidega ja me oleme näinud, et soovime algutada ülikoolidega selliste suuremate koostöölepingute sõlmimise, kus siis saaksid ka täpsemalt väljendatud ühised seisukohad linnaruumi arengu suhtes ja meie seisukoht on see, et ülikooli ja kultuuri ja teadust peab olema näha rohkem just eeskätt kesklinnas ja ilmselt siis meie püüaksime seda koostööleppesse sisse saada. Et rahvusvahelistumisega seostub ka näiteks Euroopa kultuuripealinna tiitli taotlemine, milleks ilmselt Tartu avaneb võimalus aastal 2024 ja selle nimel peaks juba praegu tööd tegema hakkama. Teine, mis on ka ilmselt oluline, oleks UNESCO kirjandus või loovlinna staatuse taotlemine, milles me võiksime olla edukad. Väga oluline punkt meie programmis on linnaraamatukogu, et linnaraamatukogu ruumiprobleemid tuleb lahendada, sellist raha ilmselt Euroopast me siis ei too, see tähendab seda, et linnaraamatukogu tuleb seada Tartus keelteid. Aitäh! Nii, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ma rõhuksin kõigepealt välja, et kui me räägime kultuuripoliitikast, siis suurem osa kõigest, mis puudutab poliitikat, käib ikkagi rahaga. Ja kui me tahame rääkida nendest probleemidest sügavamalt, siis me peame vaatama, kust see raha tuleb ja kuidas see liigub. Ilmselgelt ma kujutan ette, et suurem osa tänasest debatist hakkab ka selle ümber keerlema. Ükskõik, kui me tahame ehitada Raadile kultuurilinnakud, teha mingisuguseid muid projekte,
siis me näeme, et Tartul kui linnal on raha on vähe. Suurem osa kõigist kultuurirahadest, mis tulevad läbi riigieelarve, tulevad eurorahadest. See on üldine probleem, mis puudutab meie riigieelarvet. Mina leian, et see on proportsionaalselt liiga suur. Väga suur osa kõigist, mis puudutab tarbimist, mis puudutab kõike, mida me teeme iga päev, see raha käib läbi riigieelarve. Ja teiseks ka meie finantssüsteem ei soosi seda, et raha liiguks käest kätte, nii nagu raha peab liikuma. MTÜ-de käest, linna kätte ja nii edasi. Ja see tähendab, et me peame seadma prioriteedid. Ja meie prioriteedid on lapsed ja haridus. Idee on selles, et selle läbi me toetamegi kõige rohkem kultuuri. Kui need probleemid, mis meil on demograafiaga, haridussüsteemiga, kui need on lahendatud, siis idee järgi kultuur kasvab ise, õitseb ise niimoodi, et lihtsalt paneme selle seemne mulda ja see tekib ise. Ma olen eelkõnelejatega selles suhtes nõus, et näiteks linnaosa seltsid või MTÜ-d on väga tähtis osa, mida tuleb toetada ja ma läksin seda pilti laiemalt siin üldse igasugune seltsi ja ühiste liikumine, aga samal ajal me ei pea õigeks seda otseselt rahaliselt toetada linna poolt, sest need on ikkagi kaks erinevat asja, on avalik sektor ja kolmas sektor. Selle põhjal, mida mina tean seltsi liikumiste ja ühiste liikumiste probleemidest, siis kõige suurem probleem, mis neid häirib, on ülereguleerimine. Nad peavad igasugust aruandest esitama Maksuametile, mingeid tagatisi andma ja igasuguseid muid selliseid asju. Seda ei oleks, siis nad saaksid palju vabamalt tegutseda. Jaa, siis liigume edasi Keskerakond ja Saul Kivisid, siin on teie nägemused kultuuri tulele. Tuum selline ainult Tartu linnas, vaid Eestis on suhteliselt teisejärguliseks jäänud ja hästi arengu tasandada, et seda võiks kindlasti muuta. Põhjus on kindlasti see, üks kultuur nii madalal tasemel on see, et kultuuri tegijatel on hästi negatiivne palun valjumini. Räägin valjumini, et kultuuri tegijatel puudub siis selline stiimul, et pigem on ta nagu negatiivne, mitte positiivne. Et seda stiimulit kindlasti tuleks tuua ja stiimuliks võiks olla näiteks siis kultuurkapitali kaudu stipendiumite ja autasude määramist silma paistamatele. Puudutab rahvusvahelise koostöö edendamist, siis siin ma olen kõikide eelkõnelejatega absoluutselt nõus, et seda tuleb nagu arendada, sest asi on nii kaugel, et aastal 2011 sellest välisriigist öeldi, et meil on siin väga suur rahvusvaheline verelaulude konkurss ja Eestit ei olegi esindatud, et kas oleksid hea inimene, ma tean, et seda Eestis üks tegutseb artist, siin on kindlasti mingid tutvused, võib-olla organiseerid Eestit esindavad, aga kuna aeg on olnud selleks 5 päeva, siis kahjuks ei olnud võimalik seda organiseerida. Et selliseid asju peaks nagu kindlasti rohkem avalikult tooma kultuurisse, et teiste linnade ja riikidega edendama, et palju tihedamaks muuta. Mis puutub rahastamisse, siis on tõid välja väga palju probleeme, tõepoolest rahastamine on selline väga valuline probleem, sest olles ise meelelahutusega igapäevaselt tegelikult ma ütlen ausalt, et minu pole õrna aimugi sellest, milliseid võimalusi rahastamiseks Tartu linna pakub seda infot kätte saada, see võib olla ka minu viga,
et seda infot on väga raske kätte saada. Väga palju ostetakse Tartusse kultuuri sisse ka, aga Tartu linnas on kultuuritegijaid on väga palju. Nendele inimestele peaks anda kõikidele võimalused. Aitäh! Nii, tõlgi, Isamaa Republika liit. Tere õhtust ka minu poolt. Kuidas te minu häält kuulete? Kui päris aus olla, siis ma ei esinda siin partei seisukohti. Mina olen olnud Tartus väga suures osas kultuuri tarbija ja ka olen ise püüdnud kultuuri ruua. Aga mida aeg edasi? Ma alustasin 20 aastat tagasi aktiivselt, õigemini veidi varem tantsisin Vanemuise balletistuudios, aga aktiivselt sellist püüdsin õlga alla panna kultuurile 20 aastat tagasi ja mida edasi, seda edasi ma tunnen, et jooksen nagu vastu seina. Pillun nagu herneid vastu seina, et mingi tõkke on ees. Ja ma toon teile ka see ühe näite, et kui ma tegin Püssirohu keldri, et tahtsin taastada sellise Tartu hiilgeaegade monumenti, ehk siis 2 kahuritoru, mis kaitsesid põhjasõjas Vene vägede vastu Tartu linna, siis mul läks umbes aasta aega, et linna ametnikele selgeks teha, et mida ma tahan teha. Ja tookord oli küll linnapea oli Ansip ja otse läbi linnapea, siis oli mul võimalus helistada, praegu mul seda võimalust Kruusega ei ole, et saaks talle helistada, et kuule Urmas, teeme ära, Ansip ja veel Raine oli see viimane, sai helistada, et kuule, asju on ära teha. Ja siis kuidagi jõuga ma siis sain need kahuritorud siis loa, et paigaldada oma enda raha, 250 000 krooni läks selle maksma. Ja siis pärast linnavalitsus ametid küsisid, et korralt saime selle luba välja anda, aga räägi, miks sul seda tegelikult vaja. Ma hakkasin rääkima, et saate aru, et siin keskaegne Tartu, Liivimaa ja Eestimaa suurim linn, eks ole, ja ei, aga mis sa sinna tegelikult tahad teha, kas sa tahad sinna mingi kioskit teha pärast või siis mingi parklat, eks ole. Siis ma sain aru, et me räägime täiesti erinevatest keeltes. Et selles mõttes, ja praegu ma tajun, et keegi võiks olla, ja mina võiks olla see inimene, kes suudab siis rääkida samast keeles kultuuriinimestega, mitte ainult sellepärast, et ma õpin, nagu te väga õieti märkisite, kirjandust ja kultuuriteadusi Tartu Ülikoolis juba terve aasta olen seda teinud, vaid muuseas olen ka siis juba tunnustatud poeet, et teile said nimelt teada, et olen saanud Siug ja Sule auhinna, eks ole, õigemini ära märgitud selle siis kirjandusauhinde jagamisel, Ludvig Sander, Paul Rait. Aga ma arvan, et ma mõistan kultuuritegijaid ja ma tahaks ja ma arvan, et ma mõistan ka siis rahamaailma ja ma võiksin olla selleks sillaks või tõlgiks, et ma tunnen, et praegu on vaja tõesti tõlki kultuuritegijate ja ametnike vahel. Ametnikud ei saa aru. Ma tahtsin Tartusse teha, siin oli räägitud, lihtsalt lõpetan ära, et öeldud ei ole ruumi. Ma olen ehitanud kultuurikeskuse Ateena muu hulgas ja ma olen pakkunud kultuuritegevuseks. Tuli Meelis Pai ja ütles, et teeme siia Rein, jess, et teeme lasteteatri, laste ja noorte teatri, eks ole nii. Ja mida ütles abi linnapea Tiia Teppan, Tartus on kultuuri liiga palju. Minge jumala rahus. Ei, seda öeldi Meelis Paile, aga läks minema jumala rahus. Ja, aga Isamaa Tartu kodanik. Kõige huvitaval kombel on just kultuuripoliitika küsimus, sest meie plaanid hästi vastupidised Reformierakonnale, et me tahame kultuurielu tihendada kindlasti just Tartu kesklinnas ja meie plaan on just Tartu Ülikooliga koostöös rajada üks korralik noorte kultuuriait Poe tänava krundile. Tartu Ülikoolil on pikalt juba see plaan, et nad otsivad võimalusi, kuidas noorte vaba tegevust toetada ja kuna linnal on vaba krunt, siis ja kunstnikud on seda ideed toetanud, siis meie plaan pigem näeb jah, et me panustaksime kesklinna. Seda enam, et nii palju kui meie mõttetalgutel on need ideed kõlanud loominguliste inimeste poolt, siis nad väidavad, et see põhiprobleem on just see, et tänane poliitika pigem hajustab nende tegevust ja paneb neid omaette tegutsema ja ei too seda kogukonda kokku. Ja nende laiem visioon oligi, et pigem oleks Tartus vaja sellist kultuuripoliitikat, mis tooks need kunstinimesi omavahel kokku,
tooks kokku lisaks kunstnikele ka neid tudengeid, kes on ärksamad ja tahavad midagi põnevat teha ja siduda ennast Tartu, eks ole, kultuurieluga laiemalt ja tooks ka siis kokku kohalikku kogukonda ja elanikkonda. Ja et see sotsiaalsuse moment on just hästi palju välja tulnud nendest aruteludest. Nii et, ja pigem just kesklinna, et mitte mingil juhul hajustada linna järjekordselt raadile. Mis on muidugi selles mõttes huvitav fenomen, et meie üks liige Tõnis Lukas mainis, et tema kui eks ole Rahvamuuseumi projektijuht ja vedur ei ole veel sellest linnaku projektist midagi kuulnud ja temaga pole ka räägitud. Nii et igal juhul seda raadi asja paraku me vaatame hoopis teistpidi kui Reformierakond. Aga see ongi hea pinnas diskussiooniks. Aga laiemalt, mis ma tahtsin kultuuripoliitika kohta Tartus öelda, et poliitika on, eks ole, avaliku hüve loomise kunst ja kultuuri puhul on see olukord eriti pikantne, sest et kultuur on niivõrd lai mõiste, et sinna mahub, eks ole, mida iganes. Ja see ongi tegelikult see esimene libastumise koht. Me oleme valinud sellest valdkonnast praegu, eks ole, spordi, vaba aja isetegevusena ja siis nii-öelda sellise noortetegevuse ja ka mõningal määral loometegevus. Kui me vaatame seda eelarvet, mida me selleks investeerime või jooksvalt kulutame, see kuskil 7,4 miljonit krooni, siis tegelikult see on päris võrdselt jagunenud. Et jagub raamatukogudele, jagub, eks ole, seal noortekeskustele, see on enam-vähem proportsionaalne. Kui me paneme siia kõrvale investeeringud, mis on tehtud nii-öelda kultuuri nime all, ehk siis, et 15 miljonit AHA-keskus, A. Le Coq sport 5 miljonit, Tamme staadion 4 miljonit kokku, nõnda edasi, see summa hakkab juba 50 miljoni juurde jõudma. Ja kui me hakkame sisuliselt vaatama, millist nii-öelda seda valikut see asi siis nii-öelda toodab, siis pigem on kaldu investeeringud spordi ja vaba aja ja tervisespordi poole ja vähem on toetatud loometegevust, loomeinimesi. Sellepärast meie toetame kindlasti pigem järgmise sammuna investeeringuna sellise noorte kultuuriaida rajamist, kus oleks eelis kaunitel kunstidel. Sinna võiks kolida Vallikraavi tänaval olev moodsa kunsti muuseum ja sinna võiks kolida ka nii-öelda noored loomingulised inimesed. Kui tuleb raadisse, siis sellest me jõuame rääkida. Aga ma esitaksin nüüd ükshaaval mõned küsimused kandidaatidele, mida ma valimisplatvormi lugedes nüüd mul kehtis. Ma alustaksin kohe Reformierakonnast. Et mõni aeg tagasi toimus Tartu kunstimuuseumi sümarlaud. Savi linnapea Tiia Teppan väitis, et Tartu linn ei saa mitte midagi teha, et kaasa aidata ühe riigile kuuluva muuseumi loome ehitamisele. Ehk siis räägime Tartu kunstimuuseumist. Siis, kui see projekt kaheks löödi, ehk siis enam raamatukogu ja Tartu kunstimuuseumi ühishoonest väga ei räägita, või on aru saadud, et on tulemas ikkagi eraldi hooned, et siis tegelikult linn ei saa midagi teha, et muuseumi ja hoone ehitamisele kaasa aidata. Samas, ma loen teile platvormi ja selgub, et näiteks Eesti Rahvamuuseumi uuehoone rajamisele, mis otsapidi asub Tartu vallas. Et seda rajamist saate toetada. Ja veelgi enam saate toetada ka mingisugust erakapitalile põhinevat muuseumit. Et kus pidi need asjad käivad? Kas saab toetada või ei saa toetada? Miks nüüd see küsimus ei üllata? Seda on mitu aega juba küsitud. Neil on muidugi märkuseks, et midagi number on avalikult. Aga sa ei lahenda. Aga ma vastan kohe sellele. Ma ei tükki räägida. Et ta on nagu mitu asja võinud segamist. Esiteks Tiia Teppa kindlasti saanud väljendada sellise... Stopp! Ma kuulasin lindist üle. Las ma lõpetan üle. Et see mitte saamine tähendab seda, et kui me oleme kavandanud läbi ühise arhitektuurikonkursi ühishoone ja kui riik on hetkel ei investeeri sellesse hoonesse enda osasse, siis tõepoolest seda projekti meil edasi viia ei ole võimalik ja see on lihtsalt reaalne elu ja tuleb arvestada. Teine on see, et tuleb arvestada sellega, et kui te küsisite, et kuidas me ERMi saame toetada, siis seoses ERMi valmimisega on meil vaja välja ehitada üsna suur hulk erinevaid taristuobjekte ja üks osa sellest puudutab ka sellesama Roosi tänavat koos selle kõrval oleva kvartaliga. Tegelikult tähendab seda, et kaudu, et see Eesti Rahvamuuseumi jääks sinna ainukeseks nagu monumentis, see, et selle ümber midagi toimub, tuleb sinna samamoodi investeerida. Ja see tasakaalu jutt, ma arvan, ei ole päris nagu lõpuni adekvaatne selles osas ja mis see kolmas osa oli. Et aga samas saate toetada
me toetame täna ka tegelikult kunstimuuseumi ja kunstimuuseum on täna meie pinna peal ja ta kasutab seda samasugust soodusrenti, mida kasutavad kõik MTÜ-d, mis on natuke üle euro ruutmeetri pealt ja see on osa ka meie kultuuripoliitikast. Nii et see on ainult üks väike kild meie kultuurilisest tegevusest selles linnas, nii et selle koha peal me kavatseme toetada erinevaid asju. Aga lihtsalt küsimus, et kui kunagi riik otsustab ikkagi kunstimuuseumit ehitada, aga siis linnapoolne tugi on see, et ehitate tulevasele muuseumi platsile teed. Kui riik kavatseb ehitada, siis see koostöö oli ette nähtud seda, et riik ehitab valmis kunstimuuseumi ja meie investeerime raamatukogusse. Ja see sõltuvalt sellest, mismoodi me saame kasutada Euroopa Liidu vahendeid, kuna riik otsustas praegu, et ta ei saa siin investeerida, kuna Eesti Rahva Muuseum on prioriteet ja see investeering, mis tuleb, on ikkagi kolossaalselt suur, et sellega tuleb arvestada, aga see, mis puudutab raamatukogu tervikuna, siis Tartus on väga selge poliitika, kus me tahaksime, et erinevatest linnaosades oleksid ka aruraamatukogu, ehk see teenus oleks kõikidele inimestele võimalikult kodulähedal olemas. Raamatukogu hetkel jääb. Ja ka ma lugesin sotside valimisplatvormi ja olen tunnistama, et mul on tunne, et sotsid on suksu raisadanud. Sellepärast, et ma kõrvutasin teie valimisplatvormi Reformierakonna valimisplatvormi kultuuri osas, mis valmis suksu varem. Ja need suhteliselt suures ulatuses kattusid. Aga okei, las see olla. Ega mind väga huvitagi, kes kumma pealt maha kirjutas. Aga mind pigem hakkas huvitama see, et olen lugenud seda, jah, et ka raadist räägime, aga lihtsalt kogu selle raadi linnaku ideed. Ja lõpuks, kui ma saan aru, siis tegu on ikkagi linnaosaga, mis saab olema suhteliselt elitaarne. Ja ilmselgelt see kajastub ka siis, et kuna sinna tulevad kui korterid. Ja ilmselgelt need korterite ruutmeetri hinnad ei saa olema eriti osavad. Ehk siis mis momendist hakkas sotside maailmavaatega kokku käima liitrajooni rajamine? Kõigepealt vastan siit selle süüdistusele, et kes kelle pealt maa on kirjutanud. Ei, see nüüd ei huvita tegelikult. No, kui sa ei mõisatud, siis on mul võib-olla seda paleerida, ma loodan. Et on täiesti loomulik, et kõikide mõtlevate inimeste mõtted liiguvad teatud sarnaste probleemkohtade peale. Et Ühistar on teinud vabakundiga ja tegelikult teistest programmidest väga palju. Et Reformi ja sotsid olevad suuremad lihtsalt ja on kõige põhjalikumad seda tööd tehtud. Aga nüüd Roodi kui mingisugune elitaarne linnaosa, et selle plaani oled küll sina välja haudnud. No ma lugesin, mis sinna tuleb ja ma sain aru, et sinna tulevad lõpus kortermajad. Et ma saan võidi ise arvata, mis see ruutmeetri hind suhtelisest kvartalis võib olla. Ma arvan, et see on koht, kus linn saab teha täpselt seda tööd, millega ta praegu tegeleb, ehk planeerimisega. Et läbi planeeringute saad sa kehtestada reeglid, läbi nende reeglite tegelikult sa määrad ära ruutmeetri hinna. Nii et kui kogu selle raadi teemaliste arutelude lõpuks selgub, et valdav enamus tahakski sinna elitaarset linnaomat osa, siis paratamatult see ilmselt sinna tuleb. Aga kui nüüd küsida minu ja sotside visiooni, et siis see peaks olema pigem just noortesõbralik ja mõnus asi, kus on näiteks odavaid elamuspindu tudengitega, mida Tartus on siiani. Kus on liialt arendajad, kes seda ehitama hakkab? Arendajad tuleb motiveerida sobivate numadega, et arendajal arendaksid, ta peab nägema, mis rahadest arendaks. Arendaja tahab oma kasumit tähte. Absoluutselt, eks ju. Ja siis tuleb vaadata, mis tingimused talle sobiksid, aga selleks ongi linnal tööriistaks planeerida. No, las ta olla. Vabandust, et tegelikult see on väga äge seltskond koos, tegelikult kaasa. Aga see valimisplatvorm, mida te kirja olete pannud, on tõsiselt igav. Et ühest küljest kogu see liikmine, mis teil on, peaks eeldama sihukest tuleme ja teeme, aga nüüd lendate nii madalalt kultuuri osas. Miks? Kas linnad on nii palju raha, et miks kõrgelt lennata? No linnak õhitamiseks on näha. Jah, küll, et see linnak võtaks sellisel juhul kõigelt muud raha ära. Aga tegelikult meil programm on siiamaani veel avalik, eks ole. Mis tähendab seda, et need olid nüüd meie esialgsed mõtted. Sinna on juba kogunenud väga palju muid mõtteid juurde.
ilmselt saame need mõtted ka nii varsti välja käia, et seda me tahtsimegi. See ongi vabakonna idee tegelikult, et me areneme, eks ole, koos nende inimestega, kes meie juurde tulevad ja kuna meie algselt olime üsna väike grupp ja nüüd me oleme kasvanud päris suureks, et me peame nii-öelda ka selle suure grupi ühiselt. Ma muuseas tahaksin veel mahutada, et tegelikult need suur osa ideid on lihtsalt ju linna arenguvast maha vitsitud. Just nimelt, sellepärast, et ma arvan, et linna arengukava on niivõrd paljude osapoolte vahel läbi räägitud asi ja niivõrd paljudele inimestele Tartus oluline, eks ole, see, mis seal kirjas on, et on täiesti loomulik, et inimesed ootavad, et see asi tehtud saaks, mis seal kirjas on ja need ootused ei peaks nagu luhta minema. Ehk siis tegelikult see teie kultuurialane valmimuslubadus on see, et järgime arengukava selge. Konservatiivne Rahvaerakond, teil otseselt valimisplatvormi ma üles ei leidnud, aga jutust ma kuulsin seda, et kultuuripoliitika on suhteliselt rahapoliitika, finantspoliitika. Et mille puhul ma natukene eriarvamusele, aga see teie mõttekäik, et kui probleemid on lahendatud, et siis demograafia ja rahaprobleemid on lahendatud, et siis kultuur tekib ise. Et kas teie erakonnas on kultuuriinimene ka on? Kus kultuuriinimene sikast asja võib saita? Ma kõigepealt vastan sellele küsimusele programmi kohta, et ma panin selle umbes nädal aega tagasi kodulehele üles. Ma tegelikult otsin, aga võib-olla ma lähen ise nii piisavalt palju avaldast. Kultuuriinimesi meil on erakonnas ja küsimus on selles, et mis on siin linna roll selles asjas. Ja mina leian, et kui me just räägime seltsiliikumistest, ühistuliikumistest või sellistest NTÜ-dest, mis on põhilised need mootorid, kes panevad kultuuri käima minu arvates, siis küsimus on pigem selles, et linn ja riik nende tegevusse oma regulatsioonidega vähem sekkuks kui selles, et me peame neid subsideerima või doteerima. Siis kohalikul tasandil ja riiklikul tasandil toetatud professionaalsele kultuurile te ruumi ei näe või? Ei, see ei ole nii. Ma olen täiesti nõus, et me peame kultuuri toetama, aga lihtsalt mitte raha nii palju. See ei ole kõige suurem prioriteet. Ma tegelikult aga selles mõttes, et ma muuseas võin lihtsalt kommentaariks, et hiljaaegu avaldati Konjunktuuri instituudi uurimus kultuuripoliitika selle loomemaailma kohta, kus suuresti oli vaetud ka professionaalne kultuur, mida ei nimetaks ma loomemajanduseks. Ja sellest tuli välja, et kultuuri osakaal SKT-st on 1,3%. Tegelikult kultuuri toodab rohkem kultuuri. Aga las olla. Anname vähem ja küll ta toodab ikka. Aga lähme edasi Keskerakonna juurde, et teil vist ka ei ole otseselt Tartu kohta mingisugust vastuolust. Kas teil on selline üleliigne mudel, mis keelub igale poole? Absoluutselt mitte. Iga linn on oma näoline, iga linn on oma perspektiivi. Tartu linna kohta hetkel on veel välja töötamisel natuke pooliks järgus, aga on olemas platvorm ja see on konkreetselt Tartu linna. Jah, et just nagu vaatasingi, et kas see ikkagi enne valimist saab valida? Jaa, aga see ei sõltu minust. Aga me jääme ootama, sellepärast, et ega ma võin ka seda peale valimisega teha. Ei, Isamaa Respublika Liidu suhtes jah probleem, et kui Rein Pilk esindab siin oma seisukohta, aga mul on siiski küsimus platvormi osas, sellepärast, et ma loodan, et te olete seda lugenud. Ja et ühest küljest tegelikult kultuuri osa on väga väike, et ühest küljest toetatakse kodanike algatusi, et siis Müürileht, Uurteatrit, mis on ju väga hea, sellepärast, et seda toetavad kõik niikuinii. Ma tahaks näha linnavalitsust, kes ei julgeks neid toetada.
aga teine siis suur sammas on see, et rajame professorite allee nimeliste pinkide paigaldamisega Soomemäel. Eesti lause on ebakorrektne, las olla. Soovitan muuseas kõikidele siin viibijatele, et kui te oma valmispatruaži valmis saate, laske keeletoimetajalt see üle käia. Aga tõestades, miks IRL on suhtunud nii raisalt kultuuripoliitikasse Tartus ja kas Tartu kultuurielu tõesti kõige valutavam probleem on nimeliste pinkide puudumine? Siin ma pean küll ütlema, et enda siis raputama tuhka pähe, et ma ei olnud piisavalt aktiivne selle programmi kirjutamisel, mind küll kutsuti juurde ja nüüd, kui ma selle lahti võtsin, kui küsimustele vastamiseks läks päris ausalt pealt põlistama, ma lihtsalt ei ole poliitikas, ei ole nii kaua olnud, et oleks pidanud ettevalmist enne läbi, et ega mul ennast mugavalt ei tundnud lausa. Mul on siin selle moodsa telefoni ees, halloo, ma kohe helistan lausele, küsin, kuule, mis sa siia kirjutasid, eks ole, kurat küll. Jah, ma ei tahaks seda professorit peal teed, kui saaks öelda, et võtame järgmise küsimuse, siis ma läheks siin. Küll jõuab ka hiljem küsida. Aga küll, aga ma siin ütleksin, muuseas, ega ma kuulan tähelepanelikult neid ja ma olen neid üllatavalt täid rosinaid, mina nii kriitiline kellegi suhtes ei oleks ja ka linnapea see, mis ta uhkusega ütles, et 8 miljonit eurot kultuurile, et see on tegelikult päris suur, kuidas? 8%. Oota, kui suur see summa on? 8,2% on kultuuri. Ja summa on see 100 miljonit. Just, et see on... See on otsene. No see on ikka nagu Raikilises Šumašetši ei teingi, see on suur raha, eks ole. Et aga näiteks ma olen tõesti tean, kui palju, siin ma olen nüüd selliste rahaga tehtavate pompöössete projektide vastavas, et tegelikult ma tean, kui palju maksab, palju kirjanikud, kolleegid küsivad toetust ühe või teise raamatu jaoks, et kui see liigendada väiksemateks summadeks, siis sellega saaks tegelikult väga palju ära. Aga me jõuame veel niisugusi mõttevaldusteni, et ma hetkel veel küsimust kuulda. Aga siis jõuame ka Isamaa Tartu kodaniku juurde, et ma lugesin välja, et teie soov suurendada kultuuriprojektide toetust on 0,2% võrra. Vähe pole või? Ma räägin natuke laiemalt sellest taustast, et meie selle toimkonna tuumiku moodustasid eelkõige kirjandusinimesed ja mulle ausalt öeldes jäi suu lahti, kui ma sain teada, et nende valdkonna toetused algavad sealt kuskil 3-4 5000 eurost aastas kokku, eks ole, kogu selle kogukonna peale. Ja samal ajal, kui kõrvale me panime siis need spordiinvesteeringud, mis hakkavad varsti H-keskusega sinna 50 miljoni kanti liikuma, siis see vahe on ikkagi kolossaalne. Ja küsimus on nagu praegu selles, et me ei peaks mitte nii palju arutama selle 1,2%-ni jõudmise üle nii-öelda toetuste maksmise koha peal, vaid et meie ülesanne number 1 on nende inimestega, kes on täna siin kohal ja laiemalt teha tõeline kodanike või inimesi kaasav uus arengukava. Esiteks, praegune arengukava on läbi viimased 2-3 kuud ja vaja uut. Teiseks, ei kesta see praegune kehtiv, kestab kuni aasta lõpuni ja meil on võimalus teha uus kava uue linnavalitsusega ja kodanikke tõeliselt kaasates. Ja ma arvan, et selles uues kavas peaks kindlasti prioriteedid selles mõttes ümber jagama, et see ajaloo ja miljööväärtuslikkus ja rahva tervisesport ja see on kõik väga oluline, aga nüüd tuleks astuda see samm, et me toetaks rohkem just sellist elavat loomingulist kultuuri. Ja enne veel, kui me libisime selle loomemajandusini, mis on omaette ärivaldkond ja kogu see raaditeema ja see inkubaatori edasiarendamine on ka väga õige, see puudutab ettevõtlust. Aga see 1,2% puudutab konkreetselt siis loomeinimeste toetusi, mida nemad saavad jooksvalt taotleda. Aga miks mitte kohe kirjutada 3% või 5%, et oleks palju kõlavad uhkem. See 0,2% võrra edasi huvitatud, see on 1 või 1,2% on valija sellest, kui kõik ei näe. Seal oli 2 argumenti, üks oli see, et me esiotsa ikkagi proovisime alati mõelda, et kus on see tulubaas, mille arvelt me seda lisaraha saame panna. Et see oli päris keeruline harjutus ausalt öeldes ja mis seal salata, eks lõpuks jõudsime ka ideedeni, millele me rahalist katet tegelikult ei jõudnud. Aga muidugi teine strateegilisem küsimus on see, et kui tõesti meile usaldatakse teatud osa hääli ja me saame linnavalitsusse, siis ilmselgelt tähendab see koostööd partneritega ja me ei saa,
süüa pärast iseenda sõnu, et see oli see, mille pärast on tagasi hoidnud. Selge. Ma muuseas, enne kui ma järgmist küsimust esitan, et ma võin siin selle Tartu linna arengukava aastani 2020 loovlinna osa lugemiseks anda. Ma olen kursis, see on nii-öelda tegelikult ju veel lahtine. Nii, aga selles mõttes, et enne kui me jõuame... Sõltub 20 oktoober, mis saab. Jõuame publiku küsimusteni, räägime selle raadi teemal suu puhtaks sellepärast, et muidu me jääme sellest kinni ja tõsiste küsimuste juurde äkki jõuagi. Et see on aitlasti üks suuremat vastukaja leidnud temaatika üldse valimisplatvormidest. Selle on üllatavalt, sellest maailma vaatest erinevates otsustes eksisteerivad erakonnad on leidnud konsensuse, mis on tegelikult väga ilus. Ja tuleb linnak, kuhu siis on planeeritud kultuuritehas, mis on üks eamuuse muunikumidele, ratsabaas, koolimaja ja seal Tartu vallas on veel üks aga sellest arendajast ise, nagu me just kuulsime, Tõnis mitte midagi ei tea. Et ma kõigepealt enne, kui ma ei tee eeskõnelejatele annan sõna, et aga mis sa arvad siin teised lauas istujad, kes seda temaatikat ei ole lubanud? Mis te sellest mõttest sa arvate? Kas see on teie meelest hea mõte või halb mõte? Et siit vahe... Et omal ajal, kui tehti nii-öelda majandusministeeriumis ettevõtluspoliitika all seda inkubaatorite programmi, mille alla siis kuulub Tartu loomemajandus'inkubaator, siis see oli konkreetne nii-öelda kiirendiplaan, lühiajaline, mis annaks siis teatud osa noortele ettevõtjatele Tartus sellise toe või boosti, et nad jõuaks nii-öelda turutingimustele nii-öelda vastava ärimudelini, aga et enne seda paar aastat saavad ennast nii-öelda, saavad endale jalad alla. Nüüd on see keskus valmis üles utsitud ja tegelikult, mis keskuse nii-öelda tulemuslikult näitaks, peaks olema just see, et need ettevõtted toimiks vabal turul. Nüüd me oleme siis selles faasis, et arengukavaga minnakse edasi, et sellele nii-öelda seltskonnale või siis ütleme spetsiifiliselt filmitööstusele ehitada edasi järjekordselt, eks ole, infrastruktuuri ja veel raadile. Iseenesest on tegelikult see hea plaan, kuid siin tuleb arvestada seda, et kui teha see angaar või see filmistuudio, siis see ei pea kohe tähendama seda, et me teeme kalli raha eest kogu ülejäänud inkubaatori ja need tugistruktuurid sinna juurde. Filmipaviljon või see ei tähenda seda, et see peab olema kallis ja hõlmama endas erinevaid institutsioone. See peab olla lihtsalt seal raadil. Ja mina ikkagi väidaks, et Tartu arengu küsimus kultuuris on ikkagi võti on kesklinnas. Me peame kesklinna käima saama ja siis... Õige! Nii, on veel mõtlema avaldusi selle... Ma ei ole küll moderaator, sellest ma saan aru, eks ole, aga kas äkki keegi osab seletada, millest me räägime, eks ole, et võib-olla selle kõigepealt seletaks lahti, siis me ütleme, mida sellest arvame. Sellest on nii palju räägitud, aga ma arvan, et Lemmik vist on kõige rohkem selle teema kursis, et äkki ta suudab niisugune 1,5 minutiga kokku võtta? Ma püüan, kuigi see teema on nii valesti mõistetud. Aga hakka pihta, mis saab vabandada. Hästi. Et kui vaadata seda, mis praegu raadil toimub, siis seal on üks vallamuuseum, nagu te tabamad ütlesid, üks ratsabaas, Valdorf kool sai linnata endale, ma ei tea täpselt, mis tingimustel pikaajaliselt ruumid. Hoonestusõiguse, siis on seal Raul Oreškinil tugev huvi teha sinna filmipaviljon. Mina näeksin seda ühte kultuuritehase, ühte võimalikku kultuuritehase osa kohta, siis on seal Seli Saekaater muuseum. 6 küllaltki sellised põnevad projekti ja mida linn peaks praegu tegema, ja tegelikult teedki istuma maha ja südamkukalt, et oot, meil on siin nagu mingi selline huvitav koosolek tegema, mis me nüüd edasi teeme. Vaid me ütleme neile kõigile, et tahate siis tehke, et meid huvita, või me vaatame, et kas sellest areneb mingisugune loogiline tervik ja mis seal nagu veel vaja teha on. Kas on vaja mingit kommunikatsiooni ehitada või on vaja seal planeeringutega mängida niimoodi, et tekiks mingi elumisväärne kooslus sinna. See on selle asja mõte ja selle käigus me saame kesklinnale väga lähedal asuva siiamaani täiesti räämas linna osa korda teha. See vale lähenemine asjale on see, et linn hakkab ehitama sinna kultuuriparke. Tegelased, kes seal on huvi üles näidanud, peavad põhiosa ikkagi ise tegema. Linn peaks tulema kaasa oma osalusega siis, kui on hea projekt. Allapoole tõsime, ma ei hakka täpselt
selge. On veel mõtteid selle kohta? Ma siin ei... Mis puutub üldse kultuurilinnakusse kui sellisesse, mille uue ehitamisse kuhugi, siis ma küsiks selle kohta lihtsalt küsimus, et kust me teame, et mingi kultuuriasutuse ehitamine tagab kultuuri taastootmise. Eestis on suuremates linnades kuskil 5 korda nii palju muuseume kui mõnes maailma suurlinnades. Aga nüüd tasub küsida, et kas seda sisulist kultuuri meil ka nii palju on. Mul on vahepeal tunne, et see mõttekäik, kui inimesed toetavad niimoodi kultuuri, on, et ehitame kuhugi midagi, siis tuleb kultuur kuidagi tekib sinna. Mina ütlen, et haridus seda investeerib. See haridusdebatt, ma loodan, et meil kunagi tuleb, aga ma sattusin Jüri klubis kuulama, kus oli väga innakas näide küll pargiarhitektuurist, et selle asemel, et tõmmata kohe maha pargi teed ja sundida inimesi, et teie peate sinna minema, kuna teie oli siin, on mindaks vee pealt see ala, lasta niisugune vaba kasutusse, vaadata, kus inimesed käivad, sinna teed ehitada. Et kui ma eksin, seda mõtteid kultuuri Saul, Reinhaud ja et küll selgelt sellega kõik nõustusid. Mul on tunne, et see mõtteid võis olla midagi sinna poole. Aga tea Vandele. Jah, et tahtsin öelda, et ma tegelikult täpselt ei mõista, milles meil jutt selles osas, et tasuvusuuringuid ei ole, me ei tea, mis see kõik maksma läheb, võib-olla need, kes mõtte välja käisid, teavad nii palju, kui palju see ehitusinvesteeringuna maksma läheks. Saan inimest aru, et mida tähendab see, et linn peab panema oma osa juurde ja ülejäänu panevad need, kes sinna midagi tahavad teha, et ma olen aru saanud, see ülejäänu tuleks ikka just kui Euroopa näiteks või vist see laen. Te ise ei pane seda juurde. See selleks, aga ma näiteks vägagi tunnen huvi, et kust tuleks näiteks tegevustoetus sellisele asjale, näiteks nagu filmipaviljon. Ilmselt tuleks seda esimese paari aasta jooksul päris kõvasti rahastada. Ma annaks linna peale vahepeal sõna, et muheledes kuulab, mida räägitakse või aru, et kas te nõustute või pigem lasete nagu ilusti ämblisse jutuga ja siis võtate vahele. Tegelikult on hea meel, et see nii kõvaks märgiks on tõesti. Räägime struktuurist, räägime arengust. 2007, veel kord tulen tagasi, Loomaranduskeskus oli selle rajamine oli suur riskibisnes ja see riskibisnes tähendas seda, et väga paljud uskunud sellest, et see on võimalik. Täna seal on 40 ettevõtja, kus juures pooled nendest on ekspordivõimelised. Nad on tekitanud teineteise vahel sünergia ja see vajab uut arengut. Need, kes on ütlevad täna, et nad peavad peale 2 aastat välja kolima, nad tahavad midagi uut. Raadi loomaline linnakus ja tegelikult tähendab seda, et tänu sellele, et Loomaranduskeskus on Tartus teinud nii head tööd, on ta 8 Euroopa eduruu hulgas. See tegelikult tähendab seda, et Loomaranduskeskus on võimeline taotlema otse Euroopa Liidust ilma Eesti valitsuse vahenduseta rahasid investeeringuteks. Ja kui me räägime filmipaviljonist, siis see küsimus ei ole selles, et paneme püsti mingi angaari ja tantsime seal ümber. Ja küsimus on väga selgelt seotud investeeringuga nii loomemajandusse, loovusesse kui ka töökohtadesse. Selle võimalusega kaastab üle 100 loovtöökoha, mis hakkavad selle infrastruktuuri toetama. Tegelikult tähendab maksutulu sissetulekuid, kui me räägime sellest samast eramuuseumist, siis ei ole vaja ironiseerida ühe või teise eramuuseumi üle. Me võime küsida, et mis vahet on selline Kaplinski. Me toetame ka täna trükimuuseumi. Ei, stopp. Me toetame ka Nad on mõlemad rikkad selles osas, et nad mõtlevad rohkem ka kultuuri asja peale. See ei olegi sama. Ja kui keegi arvab, et sinna tuleks samasugune kökast nagu Tallinnasse 45 auto muuseum, siis nad raudselt eksivad. Sellepärast, et see sama muuseum on ainult üks väljund. Seal peab tekkima noorte õpetus ja kogemus selleks, et restaureerida, saada tehnikaõpet. Ja see, mis meil Tartus täna natukene on savi jalgadel sellepärast, et noortel ei ole ka tehnika väljundid. Kui te räägite Valgalt koolist, siis nii see tegelikult toimub, et linn annab oma osaluse ja see puudutab ka näiteks Lodjakoda, kellega koos me esitasime projekti taotlumaks. Kui suur see linnainvesteering oleks sinna kokku? Konkreetselt linnainvesteering kogu, tänastel hinnangutel selle kompleksi investeering oleks kuskil 7,5–8 miljonit, millest linna osa oleks siis 15% sõltub sellest, kuidas see määr lõppkokkuvõttes jääb. Sellepärast, et kogemus näitab seda, et vahel võib ka määr tõusta, see võib ulatuda 20-ni.
see on sel juhul, kui me saame Euroopa Liidust nagu toetust. Kui keegi arvab, et kõik kultuuriobjektid on võimalised töötama ilma dotatsioonita, siis see ei toimi. Räägime reaalsest elust. Ükskõik. Ministeeriumi endis ametnikuna ma ütlen kohe, et ametnikul tõusevad juuksed püsti, kui keegi ütleb eduloona inkubaatori kohta, et ta on võimeline ise toetust taotlema, sest et idee oli selles, et ettevõtted peaks turul ise hakkama saama. Aga minu arust vahetati natuke jutu alust, et ega muidugi ettevõtlustoetused kui sellised on tähtsad, aga mis see siis kultuuripoliitikasse puutub? Ja teine teema oli, eks ole, miks just raadib, eks ole. Et ettevõtluspoliitikat tuleb muidugi teha. No ma kohe vastuse. Tähendab, selles mõttes, et kõik ametnikud ei peagi asjadest aru saama. Oleks mõistlik teada, et kui 40 loovinimesest 20 suudavad ennast elatada, siis väga suur eestvõetus on täidetud. Kui me räägime toetusest, siis toetus läks infrastruktuuri taristusse ehk keskkonda. Sama toimub ka raadil. Me arendame välja taristu ja selle tõttu tekivad töökohad ja inimesed suudavad ennast ära elatada. Aga teine variant on muidugi see, et maksame ainult toetusi küll. Reil peaks ju teada, kuidas toetustega on. Toetustega kaua püsti nagu ei püsi, et kui äri ei toimi, siis lihtsalt ei toimi, eks ju. Aga me näeme seda hoopis nagu sellest kontekstist laiemas valguses. Ja kui me võtame, siis miks me neid asju teeme? Vaadake, mis on juhtunud siin samas kesklinnas, nagu öeldakse, et kesklinna ei arendata või peaks edasi arendama. Loomulikult arendama. Aga võtke need samad asjad. Jaani kirik, teatrikodu, siis seesama, ütleme, kogu see kvartal, mis ei arendata. See ongi sama töö, mida teeme. Ja seal töötavad täna inimesed, kes suudavad ennast elatada. Mõistlik ei ole. Ma siiski teeks siin repliigi korras vahel, et ma oleks väga ettevaatlik selliste suurte investeeringute, kui meil ei tea, kas on ta siis 8% või 20%, et enne davai, tombas mootrim, see on hea selline venelaste kunagi niimoodi selline põhimõte, et tehtud mõeldud hakkame tegema, pärast vaatame, et palju läheb. Teine küsimus on siiski see, et selliste objektide ülalpidamine püsikulud on jube suured, et sa teed mingi lahkmaada ära ja siis hakkad vaatama, kust saab kütet, valgust, kuidas sinna kohale minna. Et mina oleks pigem seda meelt, et see kultuur peaks olema kõigile nähtav ja tõesti kesklinna piirkonnas, et nii nagu kui te lähete ka, ega East End või Broadway ei asu just päris kusagil seal ääril. Ma lihtsalt on see, et ma tahaks selle distantsi koha pealt kõike mõttekäik oli see, et vaatasin vabariigi kodanikke ja seal räägiti EKA-st. EKA oli nüüd protseduur tänapäeval. Balti ja oma lähedal tegelikult seal paistab Paksmäe Reetam ja mitte keegi EKA funktsionääridest ei väida, et see on kesklinn. Nad kõik annavad endale aru, et see on Põhja-Tallinn, seda mitte keegi ei vaata kesklinnana ja on see, et nad kõik on õnnet, kõik on nagu ikkagi saavad aru, et seal, kus nad oli kesklinn. Nüüd on nad kesklinnast ära liikunud. Nad liikusid kilomeeter. Minu küsimus on see, et kui me võtame Raekoja platsist, see on 2,2 kilomeetrit. Kuidas see Tartus ikkagi on kesklinna lähedal? Või Lennit äkki soovid? Jaa. Et ikkagi arhitekti professionaali väitseb seda. Nende pole kuhu ja oled millega võrreldes. See on psühhogeograaf, mis on Facebookis õhtu jätnud. Mina mõtlesin võimaliku kultuuritehasesse, mis on seal taaskasutuskeskuse hoovides. Maad Raekoja platsist, seda on 1400 meetrit ja täpselt sama palju, olgem ausad, 50 meetrit vähem on Raekoja platsist Tõotänava katlamaja, mis on ka selline õhus olnud teema, maani õhus olev teema. Aga katlamaja kohta sa ütleks, et see on kesklinnast nii kauge. Vastupidi, seda on toodud nagu näitena, et aga miks ta sinna ei tee, sest see on ju kesklinna. Seda näiteks on sama. Aga mis ma tahaks nagu veel kommenteerida on see, et tegelikult nii Toomas kui mina peab natukene kaitsma teiste inimeste plaane ja võib-olla asi, mis tahaks nagu navalijatele ka veel kord hinge peale panna on see, et ka arengukraadil tuleks vaadata natukene sõltumatult, et iga millegi ehitaja tahta, olgu selleks siis filmipaviljon, ratsabaas, kultuuritehas, ta peab koostama siis mõneda dokumendidega teostama tasuvuse analüüsi, mida seda kutsume, kus vastatakse kõikidele küsimustele, kust tulevad küttepõud ja palju maksab ahi. Ja alles selle järel saab tegelikult otsustada, et ikka see asi sinna tuleb.
et noh, muidugi hetkel on natukene võib-olla minu hinnangul heldekäeliselt juba lubadusi avalikult välja käinud. 15 minutit ära, ma ei saanud tühja tähele. Aga selgus on see, et me oleme siin kirjalikult tunda aega suutnud ära sisustada ja ma arvan, et oleks paras hetk uurida, mis publikutest aega ja kas on küsimusi. Jah, ja paluks lühidalt ja kui on küsimus, siis öelda enne kellele ja vastused 1 minut. Okei, sotsiaaldemokraatide esindaja. Kas need korterid hakkavad ehitama erafirmad sinna Raadi? See on natukene niisugune tasemel, eks ju. Et ei ole olemas praegu Raadi kultuuri hinnakul lõplikku kava kuskil. See on ka arutamiste küsimus. Ma esialgu mõttes küll, et jah. Tegelikult mul on küsimus, et kuidas neid hindu fikseerida? Kuidas hindu? Kuidas me hinnad fikseerime korterit? Te ütlesite, hinnad peaks fikseerima. Ei, ma ei ole, et hinnad peaks fikseerima. Läbi planeeringute on võimalik kujundada hinnapoliitikat. Selge. See on natuke teine. Eesmine küsimus. Nii. Kas on kuskil? Seal, jah, tagant. Jah, soovis küsida linnapea käest, et mis oleks lahendus Hüviti tänava probleemile või sellele kultuuritusele, mis seal toimub vohapüüs? Aga äkki jääks kultuurile? See on selline linnaplaneeringu küsimus tegelikult ja niisugune avalik kord. Et katsuks ikka rohkem kultuuri, mitte avaliku korra peale. Vabandust, ma mingisuguse piirid pean tõmbama. On meil küsimusi? Nii seal. Ma olen Keskerakonnast, mingil Väino Vann. Ma seda debatti huvitav kuulata. Ma hakkas Indrek Alda sõnadega, neile kandidaat natukene. Tuleb teatud pillid neid toetada, et nad saaksid mängida, teistel tuleb mängida, et nad saaksid raha teenida. Siin see medali 2 külge on. Ma olen üks vähestest kapitalistidest, mis puudutab nõnda nimetatud kunste ja kultuuri, sest ma tegelen kontsertidega aastakümneid ja mind ei doteeri mitte keegi. Ma igaks üks mainin, et teile kehtib minuti. Ja ootame küsimus. Küsimusi tuleb. Ja teine pool on küsimus, või kogu selle jutu juures see, et linn, riik, omavalitsused, mis nad selle rahaga teevad, kuidas nad sellega teevad, see on omaette suur problemaatika. Aga tänased jutud on täiesti puhtalt jäänud välja seesama, kus me elame 21. sajandil ja kapitalistlikus riigis nimega Eesti. Ja kultuur peab, kõik on ostetav ja müüdud, kaasa arvatud kultuur. Küsimus, kus need vahekorrad jooksevad ja kes need reguleerivad. Ja need regulatsioonid täna linna riigi poolt, et need on nii sassis, et seda on väga raske omata. Ja mul on vahel niisugune tunne, et meil on täna seda bürokraatiat ja sotsialismi rohkem kui sellel Vene aja kokku. Millest on väga raske läbi. Kultuuri funktsionärina võin isegi natuke kaasa rääkida sel teemal. Aitäh. Seal on üks küsimus. Punasest on. Mina tahaks küsida, et juttu on olnud investeeringutest, rahadest, ma ei tea millest ja mitte sõnagi inimestest, kelle jaoks seda tehakse, miks tehakse ja kuidas need inimesed peaksid elama ja seda tarbima. Sest praegu kõige tähtsam minu meelest on see, et meie noorus lihtsalt lastakse hukka minna meelega. Ta on küll alati hukas olnud, nagu me teame. Aga sellegi pärast praegu on küsimus sellest, meil pole kunagi olnud niisugust narkomaaniat, niisugust rätsi, niisugust joomist. Ja kultuur algab sealt, algab kodust, algab koolist, algab inimeste vahelisest sulet. Äkki esimene jõuab, et sealt mõtteviimist korjasin välja jah selle, et kui on kuskilt arenenud ennast inimest, aga millelt tõesti lubadust aga inimest ei leia. Ehk siis see, kellele kultuur on suunatud. Et kas keegi kes kiirelt suudab välja mõelda ka selle, et kes siis seda tarbib ja kuidas see paremaks. Ma arvan, et iga inimese vaimsed sihid on tema enda asi ja valik ja otsused, et ei ole ju vaja linnavalitsust nutimudeliga inimese ukse taha rääkima, millist kultuuri ta peaks tegema või tarbima. See sisemine hõõgumine peab olema inimese enda üles. Linna asi on seista tema kõrval ja aidata tal teha seda, mida ta tahab.
siin ongi see küsimus, et see arengukava peab üles ehitatud olema sellised, et ta on kodanikke kaasav, on neid loomeinimesi kaasav, kunstnikke kaasav, selliselt, et ta ei oleks kallutatud liialt nii-öelda võib-olla vaimselt vähem atraktiivsete tegevustele spordi juurde. Laara algatas juba 20 aastat tagasi selle, et iga uhku ja teeks niimoodi, et ma ikkagi hoiame raami. Ei saa ütelda, et inimene otsustab ise, vaata inimene peab kasvatada paluks viisakana küsida küsimusi, võtame jälle lõpus, vahele mitte rääkida. Taamil siiski on iva sees, et mina kuulun nende inimeste hulka, kes on ka jäänud sümfooniaorkestri kontserdil, ütleme siis tõesti viisakalt öelda, et mitte kõige ärkvelolekus seisuses. Aga see tähendas seda, et ma lihtsalt pidin vahepeal õppima muusikat ja pärast seda on väga huvitav, kuidas sa suudad asjad kaasama. Selles mõttes on Taamil punases õigus, et tarbijad, kultuuritarbijad peab kasvatada. Ei ole sündinud inimest, kes isegi paraku võib-olla poeesiat mõistaks ja aru saaks ilma õppimata. Selge. Kas on veel küsimusi? Seal? Härra linnapea vahepeal mainis raadile planeeritud summadest midagi. Mul tekkis küsimus, et kui suur osa sellest on mõeldud linnahalli alla? Kui üldse? Kui hea küsija peab silmas täna kehtivat planeeringut, siis täna kehtivas planeeringus on linnahall kui hoonestusala tegelikult olemas. Aga see jääb tegelikult eemale sellest kohast, millest me hetkel räägime, et me räägime tegelikult Roosi tänavast ja sellest algusest, kus on ajaloolist ratsarügemendi hooned ja see, kas sinna ühel hetkel tuleb linna, et see tegelikult tähendab seda, et igal juhul tuleb see teema nagu ka uuesti läbi planeerida ja läbi mõtestada, aga tõepoolest seal linnahalli võimalus tänase kehtiva planeeringu järgi on olemas. Seal on pinda väga palju, seal on maad nii linnal kui erasektoril. Ja kes tahtu tahab viimast küsimust endale? Mul on ikka see kultuurikvartali küsimus selles mõttes, et me ise oleme siin praegu kultuurikvartalis, siin on 7 asutuste ringi ja kultuuriteaduse teema ka, et Tartus on MTÜ kultuuriteaduse. Me üritasime aru saada, kus see idee tuli, et kellega täpselt nagu rääkisite, et teha selline asi, mille sõna on kultuur sees, sinna raadile. Mul on tore, seal on hobused, seal on kool, kes kõvasti võitlema see raha, et seal olla, seal on vanatehnika muuseum, aga siin on kesklinnas on päris palju kultuuriasutusi, kellel on palju probleeme. Mitte ainult linnale kuuluvad ülikoolile, riigile ka, eks on raamatukogu. Ma tahaks küsima hästi lühidalt uuesti, et kuidas see mõte tuli, et hakata sinna investeerima, mitte siia, kus on inimesed ja kus on tegevus. Kellele see küsimus on? Ma pean inimesed, Urmas, sa oled kõige parem. Seda mina rääkida. Aitäh. Tegelikult küsimus on nagu võimekuses. Ja Loomaranduskeskus on täna võimekus olemas ja ma kordan veel, et Loomaranduskeskus saab tuua raha otse Euroopast, see on esimene küsimus. Teine see, et meie listide klubi konkreetselt siin, et kui me mäletame, et kuna me esimest korda kohtusime, oli 2007, siis oli Luusu tänava majas. Või küsida Loomaranduskeskuse kohta ja listide klubi kohta? Ei, ma tahtsin küsida, et miks see idee sinna tekkis. See idee tekkis sinna sellepärast, et seal on meil vaba maad. Meil on võimalus saada Euroopa Liidust raha. Meil on tasuvusuuring, mis näitab, et kui sinna tekib üle 100 loomkoha ja kui siin hakatakse seda ellu viima, siis selle kaudne mõju meie Tartu majandusele on kordades suurem, kui me selle sisse paneme. Seda on näidanud ka maailma kogemus ja nii edasi. Sellest tekkis idee. Minu arust peaks olema nagu väga murelik, et ma täna näiteks ei tea teie mingit konkreetset idee. Kes see teie olete, et meil oleme siin? Kes see teie olete? Vaata, kui sina oleks selle idee välja käinud, siis ma saaksin rääkida teie. Aga kuna meie käisime selle idee välja, siis on paraku niimoodi. Me on keegi teadmata meie, aga las see olla. Aga siis ka miks seda kesklinnas olevat majalistest korda teha, kui ma võtan ainult oma on see, et ma arvan, et kui me võiks kunagi teha täiesti reaalne debatti teemal raadi ja me võiksime sinna planeerida 5 tundi, aga siis eks läheks. Et ma tõmbaksin raadi teemale joone alla ja liiguksin võib-olla natuke laiemate küsimuste peale, et ma eeldan, et te kõik olete tutvunud Tartu linna arengukava aastani 2020 ja selle kultuuriosaga. Tänasel hetkel Tartu linnavalitsuse kultuuriteenistus töötab 3 inimest. On kultuuriteenistus. Kultuuriosakonnas vist kuskil 10 kandis.
13 on vist. 13, jah. Et on see, et suur osa teie lubadustest on võetud ka arengukavas. Et mille täitmist me eeldame niikuinii. Et kui me võtame, et nüüd paarteist inimest, kellel on oma lepinguline töökohustus ja lisaks see kohustus, mis tuleb arengukavas, sellepärast, et kui me vaatame seda arengukava, et kes on koordineerijad, siis sisuliselt kõikide tegevussuundade lõpus on koordineerib kultuuri osakond. Ehk see on see, et kui võtame arengukava pluss see, mida nad peavad tegema niikuinii ja nüüd teie ideed. Et kes teie ideed ellu viib? Loomulikult poliitik saab öelda, et hallo, kultuuri osakond, et see on teie valdkond, et hakake tegema. Aga et kust me leiame selle inimressursi, kes kõik need ideed ellu viib? Ma arvan seda, et seda küsimust on nagu väga kitsalt käsitletud, aga ma ei vaidle vastu sellele, et arvestades tulevikumahtu, siis kultuuri osakonna sündvat teatud inimeste ümber struktureerimine võimalikult ka kaadri suurendamises on täiesti päevakorral, aga kui te olete pannud tähele, siis tegelikult on teema selles, et meil on väga palju erinevaid partnereid, kes tegelikult ongi seesama, mida siin eelnevalt räägitud, teevad seda kultuuri. Ega meie inimesed ei käi otseselt tegemas erinevaid üritusi, kuigi jah, tõepoolest Riigi Seltsimaja kaudu tehakse ka teatud üritusi. Aga näiteks, kui me räägime elluviimisest, siis poliitikud viivadki seda ellu. Ja see tegelikult tähendab seda, et poliitikud annavad selles mõttes suunise ja volikogu lõpuks selle kinnitab, kui eelarve on vastu võetud ja selle tõttu see saab ellu viidata. Aga Urmas Kruuse ei hakka kirjutama Europrojekti filmipaviljoni. Ja selle kirjutab Loomaduskeskus. Me ei hakka samuti ümber korraldama ju kultuuri rahastamiskeemi. Selle on ikkagi kultuuri osakond. Rahastamiskeemi, see on enne siin mainitud tegelikult. Seda on mõnusalt mainivad enamus silmipidel. Tegelikult on ära unustatud üks asi veel, mida ma rahastasin. Lapse kultuurkapitali, ma mainitud Riigi-Eestis, kes omab sellist kultuurkapitali, aga tegelikult oleme selles osas nõus ja tegelikult see põhimõttel otsus on omavaheline tehtud, et linnavalitsus hakkab siis nõndanimetatud kultuuriprojekte jagama mitte üks kord aastast, nii nagu ta klassikaliselt oli, et aasta lõpus, vaid tihedamalt. Aga kui me arvestame juurde või lisaks põhieelarve linnareservi, mis on läinud kultuurivaldkonda üle 100 000 euro, siis see taotlemise võimalus on väga suur, et viimane projektid, ja me toetasime oli ka Põhjamaad tõesti kontsert. Vabandus. Minu küsimus on teine, et te teeksite inimeste kohta, aga mina küsiks raharessursside kohta ikkagi, et tõesti arengukavas on väga palju asju ette nähtud, mida justkui peaks niikuinii tegema ja ei peaks võib-olla valimislubadustena välja käima, aga kuidas te seda teete selle kultuurilinnaga? Kui mõelda nüüd hüpoteetiliselt niimoodi, et kui kõik see, mis arengukavas on kirjas, takistab uute ideede tulekut, siis oleks võib-olla siin väga mõtet püstida. Aga arengukava elluviimine tähendab ka seda, et see on ressursiks läbi planeeritud. Aeg näitab tegelikult seda, et kõiki ideed ei saa ellu viia, aga arengukava annab ette ka mingi sellise suuna ja sellise tunnetuse, et mis suunas me tegelikult tahame liikuda. Ja selleks, et kõige paremini selles suunas liikuda, peame teda esimest, teist ja kolmandat. Vahel nüüd nii, et saame teha ainult esimest, vahel esimest, teist ja mõnikord kõik 3 korraga. Aga see tähendab seda, et me kapsundime ainult tänasele ressursile. Vaatselt, kui sa ütlesid, et ametnikke kas jätkub, et juurde teha, siis linna peal kõrvad hakkasid liikuma, et muidugi tuleb juurde võtta. Aga mina ütles pigem, et seda ametnikke ei peaks vähendama, et kultuuri, ma mõtlen, et see kultuuril on see oluline osa, mis on siin linnas, et see on see uue mudeli loomine, et kultuuri inimesed ise võiksid otsustada, mitte et nagu me siin kuuleme, et ametnik ütleb ja arengukavas keegi kirjutab, üks kirjutab, teine otsustab, eks ole, ja siis me võtame, meie palume ja siis me saame siis lõpuks oma palvetele vastuse, et miks ei võiks ka peale valimisi esimese asjana võtta kultuuri inimesed kokku selle valdkonna ja küsida, mida teie tahate? Öelge, kuidas võiks olla, et meil on selline raha, mis on üldse mitte väike, eks ole, millest kahjuks või paraku, mitte kahjuks ka paraku, osa läheb lihtsalt mehaaniliselt selle kütte peale ja kultuurist, aga otsustame, kuidas me tahame teha. Ma tulen ainult ühe näite, et praegune linnavalitsus näiteks toetab Rocki korvpalliklubi vist 100 000 euroga. 92 000 euroga. Hullumeelne raha, eks ole.
ja praegu on kolm siis võistkonda, kes Tartu jõuab osta siis selle rahaga siis, mis teil on, 1 grusiini, 2 lätlast, eks ole, aga me ei saa ju Kalevi vastu, kellel on Tallinna vist toob 4 korda suurema raha, kes ostavad 3 neegrit, eks ole. Rein, sa unustad ühe asja. Lähme korvpalli teemadele. See on muuseas selle valdkonna teema, kultuuriosakonna teema. See tuleb muuseas samast kultuurirahast, sellest protsendist. Reinu sõnum ülikoolil on see, et ROK-i toetus tuleb ära võtta, pange kiiresti. Ma toetame oma korvpallureid, mitte lätlasi, kellele makstakse, öeldakse skeele, kurat, ma loen lehest, eks ole, 10 000 eurot puhtana kätena, öeldakse, see mees ju rügab siin ilma rahata, 10 000 eurot puhtalt kätte, eks ole, võib nii mustalt kätte, eks ole. Öeldakse, et mujal ta saaks ju 3 korda rohkem, eks ole. Kas lätlased olla? Meie maksame, meie oma raha. Lennart Tõnisson teema. Jaa, mul oli midagi öelda ka tegelikult. Et siin Tiigi seltsimaja käis nagu jutust läbi ja alati ei ole vastus selles, et me peame rohkem inimesi palkama, et mõnikord on vaadata, kui efektiivselt inimesed töötavad. Et ma nagu väga ei tahaks midagi öelda, aga näiteks te kõik teate ju kuulsusrikkat Tammelinna päevi ja kuulsusrikkat tähtpäevapäevi, mida Tiigi seltsimaja korraldab. Et võiks mõelda, et äkki on veel mingeid selliseid üritusi, mida kellelgi vaja otsalt ei ole. Samal ajal, kui meil on lohtad seltsid, kes korraldavad nagu olematu eelarvega inimesi haaravaid. Kodu tänav kultuuritänavaks toetame piirkondade kultuuriseltse ja linnaosapäevade korraldamist. Sotsiaaldemokraatide esimene lubadus. Jaa, absoluutselt. Aga enne korraldame neid, mis väga atraktiivne pole. Korraldaks nagu sellised asjad inimestele korda lähema. Mitte, et ärme korraldame asja sellepärast, et saada linnusest kirja. Sellest mõttes see on täpselt see programmiline seisukoht, et selle asemel, et linn ise hakkab ülalt alla kuskilt välja võluma mingisuguseid päevi, et saaks näidata, et jaa, meil on siin tehtud, et selle asemel tuleks vaadata, kas nendes linnaosades on võimalik, et tekib ka tehtusselts samamoodi nagu Karlovas. Et selles mõttes on väga meie programmi punkt, mida sa praegu irooniat püüdsid pöörata. Sa ise pöörad. Lihtsalt juurde, et võib-olla on kõige keerulisem küsimus, kuidas reformida seda haldusaparaadi ja üldse nii-öelda kogu selle administratiivsüsteemi toimimist. Et praegu ta on väga hierarhiline, et ongi dokument, arengukava, ametnik peab täitma ettekirjutusi. Meil on nii vinge kogukond, meil on iga valdkonna kohta on niivõrd head seltsid olemas, võtta teater, kirjandus. Aga kui sa lähed selle nii-öelda hierarhilise mudeliga, siis sellel ametnikul ei olegi mingit mänguruumi seda kogukonda kaasata. Nii et see on päris keeruline küsimus, kuidas tekitada hoopis teine töökultuur, et reaalselt oleks need MTÜ-d ja liikumised kaasatud. Ma arvan, et seal toimub kohe kardinaalne pööre, sest et siis läheb kohe jutt nagu kinnisvaraarendusel sisu teemadele. Isegi, ma ei tea, ma kujutan ette, kui väga külmal ilmal võib külastada Ando Runnelit Varemise tänaval ja tal on seal rükkaks pluss 10 kraadi, siis ta kindlasti ei küsi endale uut maja, vaid ta tahab raha, eks ole, sisu tegevuseks, tahab oma mõttelõgu edasi kiruda. Et siis muutub kardinaalselt ka see kultuuripoliitika sisu, aga see eeldab seda uut valitsemismudelit, et seda on pagana keeruline üles ehitada. Jaa, valget laeva ütle aegalt oodatakse, aga see, kui rääkida ametkonnast, siis seda on koondatud üle 10% valke vähendada, mis Runnelit puudutab, siis Tartu linn on üks kõige stabiilsemad mõttelugude raamatute sarja toetajaid, nii et selles mõttes, et kui natuke süüvida nendesse asjadesse, me leiame nii nõndanimelt mainstreami, kui leiame väga sügavat kultuuri ja kui nüüd öeldakse seda, et tõepoolest, et väga tore, et ärme toetame neid kontserte, kus käib 20 või 30 inimest. Me toetame neid just selle sama asja pärast, et ühel hetkel see käib 20-30 inimest, järgmine kord on 100. Aga kui me vaatame Tartu kultuuriruumi värve, siis linnavalitsus on neid erinevaid asju, ka underground või mida iganes toetamas just selle pärast, et need värvid oleks mitmekesised. Ja vahel Riigikontroll heidab meile ette, et me toetame teatud sellist tüüpi asju, et see on üsna põnev lugemine varsti, kui me selle teada saame. Ja selle koha pealt ma pean siin täpsustama, et oleks hästi tore küsida kellegi eest raha ja mitte anda aruandlust. Aga mitut rahastut te teate, kes on valmis teile andma miljonid ja ütlema, et ükskõik, mis te teete. Keskkonnapõlva oli? Jah, kuna juttuga siin mõni aeg tagasi, kui linnapea ütles seda, et
mina ütlen seda, et seda on armetult vähe, siis praegu olles ise Eesti Meelelahutajate Liidu juhatuse esimees, ütlen seda, et Eestis on, ma julgen pakkuda, et maksimum 1% inimesi, kes suudavad kultuuri käratada. Ja olen siin täiesti eelkõnelejatega härra Kiviga eelkõige nõus sellega, et ma ei tea, kust võetakse need ideed, aga tuleks küsida inimeste käest, kes ise kultuuri teevad, mis neil vaja. Meie liit näiteks on teinud Tartu linnas päris mitu debatti, kutsunud inimesed kokku, kuulanud ära, mida oleks vaja, et me saaks Eesti tasandil midagi ära teha. Meil hakkab uus koalitsioon formeerima. Samas härra Lambi juures lauluväljate ruumides käib kokku ka pillimeeste klubi näiteks, mis on ka üks osa kultuurist. Ei ole keegi küsinud, mida nendel inimestel vaja on. Et pigem tundub, minul isiklikult tundub, et kultuur on nagu tehtud mitte kultuurist on tehtud eraldi poliitika. Kultuur ei ole poliitika, kultuur ongi kultuur ja seda tuleb poliitikat toetada. Aga ma siin teeksin kiire jah-ei küsimuse vooru. Et juhul, kui te saate valituks ja et enam-vähem 100%, et võim on teie käesinnas, siis arengukavas on kirjas kunstiteoste tellimise seaduse põhimõtete rakendamine kohalikul tasandil. See on siis see protsendiseadus. Et kui saad ainuvõimu, kas tuleb? Jah, ei. Loogiline. Me tellime praegu kunsti avaliku ruumist. Ehk siis see protsendiseadus, et iga ehitis, mida linn ehitab, läheb protsent kunstiteoste tellimiseks. Et kuna kõik siin on jah öeldud, siis ma jään vastust määrust ootama. Kunstlik liiklus ei kindlasti väga tõgu. Aga lähme edasi. Kui te koostasite oma valimisplatvormi, et mille peale te, kus te need ideed võtsite? Sellepärast, et valdkonnas on väga vähe teostatud kultuurivaldkonnas. Et kas on peale teie lubaduste, peale lubaduste kõla ja kõhutunde, see kõhutunne on siis see, et keegi on öelnud, et see on hea idee, ka mingisugust faktilist alust, et seda uuringud näitavad ongi vaja. Mitte, et keegi ütleb, et kuule, et kuskil on mingi mudel ja tarkus ka töötab. Mina tunnistan ausalt, et meil raha sellist ei ole, et analüüse tellida ja muidugi me tegime pigem selliste mõttetalgute vormis, et veebruaris alustasime ja jõudsime ka kultuuriteemani ja põhimõtteliselt ega meie tuumik oligi, Joori Parkala ja Indrek Hirm, Tõnis Lukas, mõned inimesed seal Verne Jääger veel ja me tegime nagu nende teadmiste baasid, mis nendel inimestel oli, aga muidugi 100% nõus, et oleks vaja muidugi objektiivsemaid ülevaateid, aga meil ei ole võimalust seda tellida. Siin oleks võib-olla see kohtades, mida siin täna hästi palju nagu räägitud, et oleks neid loomeliite ja MTÜ-sid nagu kaasata, et miks te sellise juhul nagu ei kaasa, et lihtsalt küsige. Küsige, inimesed vastavad teile, et kindlasti on igal loomeliidul või MTÜ-l, kes kultuuriga tegeleb, on olemas ju mingigi tehtud uuring, et saab alati seda võrrelda. Ma võin öelda, et üldiselt niipea kui kuuldakse sõna uus valimisliit või ütleme mingi selline poliitiline asi, siis üldiselt inimesed tulevad nagu kallale. Mis kallale, aga ei ole kõige lihtsalt. Rääkimata teistest erakondadest, et ei ole sugu lihtne. Sama aega võidud. Kommenteeriks nii palju, et ega kultuurivaldkonnas ei ole ka ainult sellised uuringud kultuurivaldkonda, et mida saaks täpselt ära teha, aga näiteks ka eeskuju mujalt maailmas näiteks, et mis on õnnestunud, mis õnnestub, mis on meil teada selle kohta, kuhu inimesed tahavad minna kultuuri tarbima, eks ole, millised on Tartu linnas inimeste kultuuri tarbimise harjumused näiteks. Kõik see võiks kuulutada seda, kuidas me kultuurivaldkonda planeerime. See oli subkultuuride seminar, kus draamameistriga kirastasime selliseid kunstileiklusi ja performance'i, mis oli ameti tõttuna on selline meeldiv privileeg, kui võimalus teie edasi sündmustel, siis me üritame võimalusega kõiki külastada, aga see tegelikult õnnestunud. Perega sai käinud Tallinnas Nuputeatris ja kaasa selline teatreetus kohe Tartus. Nii, on meil küsimusi? Kas kehakultuuriga ka teenitest?
Sina tegelikult plakati peal. Aga siin on mees, kes võitis sellel aastal Eesti meistrivõistlustel triatlonis, Urmas. Lõbemedali omanuseklassis. Olümpiadistantsil. Oota Rein, ma ei läheks plakati peale, kui ma sellega aastakümneid oleks tegelenud. Aga mitmel triatlonil sina oled osalenud sel aastal? Selle aastal ma olen tegelikult osalenud. Aga ma tahaksin seda asja küll, vaata siin on üks oluline asi. Mina hakkasin tegelikult tagasi aktiivselt spordiga tegema ja siin tegelikult ma ütlen, et spordi tegemise kohad või kehakultuuri tegemise kohad peaks olema küll korras. Et ma olen nüüd ostsin endale jälle suusad korralikud, eks ole, kokku terve arve on auto peal. Ma pean ütlema, et Tartus on fantastiline koht, kus sa saad suudanala teha laulava taga, et siin ma olen seda nüükinud. Aga see kvaliteet, need, kes seda teevad, võiksid olla küll aru saada, et see kruuse ja lund ei ole mõtet segada korraga kokku radateed. See oli nagu kummaline asi, mis sa märkasid, et see oli... Küsin seda, et mis kruusa ja lume segu... Ajad on... Rikkud esimese sõiduga suusa ära. Aga võtaks... Ei ta lükkate selle samaga ei lükkata segi. Aga suusa lähe tegemised. Ega siin platvormides ka sporti pole väga sellist sellist. Nii, aga oli küsimus. Jah, keegi hinnang kultuuritaseme kohta 10 pallisüsteemis Tartu linnas. Kuidas te hindate üldist kultuuritaset 10 pallisüsteemis? Ja mina arvan, et 9. Mina ütlen, et ei ole sellist mõistet nagu üldine kultuur. Ega võistle. Ma ei vasta sellise küsimuse. Ei tea. Ei oska ka palli panna, ma arvan, et Tartus on tegelikult kultuuriga päris hästi, mis puudutab ehitusasjadest. See on ju puhtalt enda sisetunde pealt. Minu enda sisetunne on see, et nii-öelda tartlased ei võta väga tegelikult vaimseid sihte, et see kogukond ju tegelikult on kahjuks väike, mis nii-öelda sellest tänasest teemast huvitatud on, et enamus Tartu, kui te võtate sama, nagu ikka, eks ma jõuan ikka rahani, aga võtame, eks ole, jooksev kulu, kus on kõik sees, sport, eks ole, tervis, see on kuskil, eks ole, 7 miljonit. Kui me võtame viimaste aastaste 7 miljonit eurot, tegevkulud 7 miljonit aastas. Ei, üks moment, me jõuan kohe selle hinnanguni, nii. Ja nüüd kõrvale paneme selle nii-öelda 40 miljonit viimastel aastatel, umbes milline proportsioon, mis on ka lahe, eks ole, sport ja kõik on lahe. Ma tahan öelda, et ma vaatan sellele otsa ja see on toimunud, eks ole, ju rahva aplausi saatel, sest mõttes, et Reformierakond on valitud 12 aastat. Siis ma ütleks, et mina ei ole nagu väga rahva. Minu arvast Tartus võiks tunduvalt paremini teha, tunduvalt rohkem kultuuri teha, tunduvalt rohkem aktiivselt. Ma paneks 5. Kas keegi veel soovib välja anda? Aga ma ei ole selle jätkusuutlikult saanud. Ees 5. Aga kahjuks seda kultuuri eksponeerida on väga raske siin Tartu linnas. Seda kultuuri on meeletult palju. Aga jah, et seda nii-öelda seda väljundit siin Tartu linnas on kahjuks on vähe. Kultuuri on vähe näha, see on kumba on rohkem kultuuri või kultuuri pluss? No ja mina ütleks seda, et paraku siin on nüüd jälle, kui jõuame ringiga siia selle algusele tagasi, et eks ta vahenditest sõltub, et tõesti oleme kõik käinud ju Viljandis teatris, Pärnus teatris, Tallinnas teatris ja Tartus, et siis me ikka võime öelda, et pigem, no loomulikult Tallinna vastu ka kultuuri selliselt võimsust paraku ei saa, aga Tartu oli selgelt on ülejäänud linnadest peaaegu üle. See on täiesti ühemõtteliselt, ma arvan, et kes on käinud teistes linnades, no pole midagi teha, mingi on. Ma teen teile ettepaneku, on see, et meil aeg pestib nii julmalt peale. Teeme kiirelt. Jah, et kui see debatt läbi saab, siis te ei jookse kohe ära, vaid publikus saavad inimesed tulla teil neid küsimusi esitada. Saate rahulikult rääkida, sellepärast, et ma saan aru, et ma päris hommikuni siin rääkida ei saa. Ma hakkaksin vaikselt joont alla tõmbama, aga millised on võib-olla sellised olulisemad muudatused, mida Tartu linnas kultuuri valdkonnas vaja läheks?
mida te näete, et mida on Tartus just kultuuri puhul rohkem vaja muuta? Mida on siin vähe, mida on siin palju? Et ärme räägime, teeme selle küsimuse, kus me ei räägi javast. Räägime sellest, et sisust, mida meil oleks tõsiselt vaja. Kõige rohkem on vaja nii-öelda seda tobe sõna, eks ole, see sotsiaalsus, mis eksis, et nii nagu ühiskonda ei moodusta mitte inimeste arv, nende vaheliste sotsiaalsete kontaktide arv, nii on ka kultuuri küsimus see, kuivõrd tihedad on need inimeste vahelised sidemed. Ja ma mõtlen just, et kunstnike kogukond, linnaelanikud, nii kunsti kõrgkooli tudengid kui Tartu Ülikooli tudengid, nende vaheline sidusus, et teha poliitikat, mis seoks nende inimeste omavahelist igapäevast sellist suhtlemist. Mina ütles ka lühidalt, et kui mina saan linnapeaks, ja ma saan, siis mina esimese asjana võtakski, ma arvan, päris suurt osa ma tean nime nägupidi, numbrid või telefonis, võtan inimesed kokku ja küsin sisuliselt, et kuidas me edasi läheme kultuurivaldkonnaga, mitte ei hakka ise Keskerakond jagama nendele 13 ametlikule korraldusele, nüüd tehti riik. Keskerakond, te tundute, et mida teil vähe, või mida Tartus vähe on? Vähe on väljundit, vähe on stiimulit, vähe on tähelepanu kultuuri tegelikult olemas. Seda kõike tuleks muuta ja palju läbipaistvam seda arendada. Siuke väga lihtne, luban ma kulutan 30 sekundit. Küsimus tervele saalile, et andke palun käega märku, kes teist tegeleb kunstiga või kultuuriga. Aitäh. Teine küsimus on see, et öelge mulle ausalt, paljud teist ainult kultuurist ja kunstist ära elavad. Lihtne seda kõike tuleks muuta, et inimesed, ausalt tagasi selle raadio juurde, et need inimesed, kes siin kunsti ja kultuuriga tegelevad, kindlasti tahaks ennast pühendada jäägitud kunstile. Aga seda kunsti peab olema võimalik eksponeerida ja ka tarbijal peab see kunst olema kätte saada, et kunstinimesed saaksid ennast ära elatada. Sest ei saa olla niimoodi, et sa päeval kaevad kraavi selleks, et nädalavahetustel saaksid maali ja jõuaksid oma värvi osta. See ei ole kunst. Selleks, et tagada kultuuri järjepidevus ja taastootmine, tuleks sellest minu arvates kaasata lapsi ja noori. Ja ma tuleks väga konkreetse lahenduse, kuidas seda teha. Iga laps võiks saada ühe tasuta huvinimi. Ma arvan, et kultuur on kindlasti alarahastatud. Aga selle kõrval tegelikult hästi oluline on ikkagi inimeste tunnustamine ka. Et me lihtsalt ei ütleks, et kultuuri inimene ongi see inimene, kes kõike oma suurest südamesoovist ja entusiasmist teeb, vaid et me linnas ka tõesti tunnustaks neid inimesi, mis on midagi väga hästi teinud. Ja see loomulikult ei ole ainult raha teha. Väga raske on selle küsimusele vastata sealt piirangute, aga ma ütlesin, et meil kõige rohkem puudu tegelikult selgelt kultuuripoliitikast. Ehk siis sellest, et linn seaks arengukavas väga üldsõnalised ja hägused sõnastatud eesmärkide asemel mingisugused konkreetsed sihid. Näiteks, et 5 aasta jooksul panustame enne kõike kultuuriprojektidesse, mis seostavad või avavad Emajõge linlastele ja külalistele. Kellele see ei meeldi, et kannatab järgmised 5 aastat, siis tuleb mingi järgmine kultuuripoliitiline seisukoht. Ma ei ütle, et see Emajõge üldse ole, vaid ühesõnaga, et oleks kõigil. Ma ütlesin, et see peaks olema nagu kõigile selge, milline on linnakultuuripoliitika, mida linn tahab saada. Ehk siis seda sisulist poolt sa nagu ei soovida? Ma arvan, et sisuline pool tekib tõse, selles mõttes, et mida meil Tartus rohkem on kõik ja ma iga päev vaenu sellega, et ma ei ole. Aga ma ei taha öelda, et seda või seda peab hakata rohkem otseselt tekitama, et pigem peab andma neile inimesed, kes tahavad teha midagi, võimalusest seda teha. Ja siis ei saagi vastata sellele, et mis see puud on. Et see nagu jalutab ühel päeval sul uksest sisse ja ütleb, et aga nüüd ma hakkan tegema siin sellist asja, mis asi on, ma tahan aita.
tegelikult on asi selline, et ei ole võimalik öelda ette 100-200% seda, mida tuleb teha. Kui vaatame, mille kaudu ja mis seisundite kaudu ja mis taotluste kaudu erinevad kultuuriinimesed tekivad, siis tegelikult see sõltub ikkagi inimestest ja minu arvates võiksime rohkem eksperimenteerida. Kultuurikorraldajad, kes ka näiteks kultuuriinimesi korraldavad, osad nendest on jõudnud juba uude tasemesse, nad teevad koos sümbioosi, miksitakse erinevaid kultuurikihte kokku, mis tegelikult tekitavad uusi ja põnevaid lahendusi. Me oleme selles mõttes avatud ja minu arvates see bürokraatia ületähtsustamine läbi selle, et me nüüd tellime järgmise 5 aastal, et kui nüüd natukene eksperimenteerida selle sõnamänguga, mida Lennart ütles, siis see võiks tegelikult tähendada seda, et ülejäänud tuleb selles mõttes välja, et me räägime päris elust, siis see tegelikult on selgelt tasakaalu. Tõepoolest, me suudame, me tahame ühelt poolt, et meil oleks rohkem rahvusvahelist sellist suunda ja teistpidi see, et erinevad alternatiivsed kultuurivormid saaksid tegutseda. Ja võib-olla ühel hetkel, kui me räägime tunnustamisest, siis kultuuripreemiat Tartus tegelikult nii nagu on selles osas olemas. Ma saan ka aru, et küsimus on ainult preemiat, vaid sellest suhestumine. Meil on aeg-ajalt keeruline teadus kultuuritegijad ühele mõttele saada, et see ei ole niisama teema, et sa võtad arutust välja ühe ja teise paned kokku ja toimib. See on inimeste vaheline keemia ja see on kordades keeruline, kui arengukavas selle lause kirja paneb. Aitäh! Lugupeetavad, me oleme mõnusasti üle tunni ja 3 täis rääkinud. Ma tänan publikut, kes nii vabalt vastu pidas. Ma loodan, et te mõnele küsimusele saite vastuse. Ma tänan debateerija, et te tulite. Sai asju selgemaks, üllatavaid konsensusi leidussi. Ma loodan, et te jookse ära, vaid jääte siia veel küsimustele vastama. Sulasite rahvasse ja ootame omalt poolt kõiki järgmisel kolmapäeval linnaruumi teemalisele debatile ja juba ülejärgmisel kolmapäeval linnapeakandidaatide debatile, kus siis osaleb Liiga Linna siin kõnelema. Ehk siis valimiskasti järjest näeme. Aga suur tänu ja aplaus meie tänastele kõnelejatele. Io